õnnistatud hingamispäeva. Nii nagu täna on selline võrratu päev, 16. märts, nii ilusasti, kes nägi sadas täna laia lund vahepeal, vähemalt meil siin Läänemaal, nii et Jumal teeb oma imesid, lund sajab siis, kui võiks juba ära lõpetada. Pole vahet, tegelikult ükskõik, ma olen tänulik Jumalale kõige eest. Jah, sest tema on valmistanud, pärast seda, kui ma sain selle ilmutuse, et Jumal valmistab igat päeva, siis ma enam kuidagi moodi ei luba omale niisugust mõtet, oi kui vilets päev, igavene nirru päev, mitte midagi tarkasin. Ma olen pärast seda, kui ma selle ilmutuse sain, Jumal, ma tänan sind selle päeva eest, sest sina tegid selle päeva, sina planeerisid ja ma hindan seda, mida minu Jumal teeb, sest mul on isegi minul on olemas kogemus, kuigi võrreldes nüüd nagu mõnede teiste poistega nagu Abraham, kes elas kauem kui mina ja teisedki mehed, eks ju, või naised, palju kauem elanud kui meie ja oma elu ära elanud, meil alles poolikult siin asjad, siis me võime öelda, et isegi mina ütlen, Jumal, ma usaldan sind, ma usaldan seda, mida sa oled teinud, ma usaldan su imelist sõna ja sellepärast ma kuulutamegi. See on siin minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut. Igavesti elavat seemet. Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti. Igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja, täname sind, Jumal. Täname sind selle eest. Niisiis, minnes tagasi eelmisesse jutlusesse ja seal ma väga süvenenult käsitlesin seda, et meie oleme ihu. Tähendab, ihu on see eklesia, ülemaailmne ihu on. Ja kui hea on teada, et peaga on kõik korras, eks? Mina võin valesid mõtteid mõelda, mina võin vahepeal eksida, minu ihu võib vahepeal olla väeti ja jõuetu, vahel ma võin olla nii rammu täis, et jooksen täiesti valele poole. Kui Jumal mind võin ju, mina olen küll teinud niisugust asju, ma usun, et teie ka. Ja siis ma mõtlen, küll on hea, et Kristus on koguduse pea ja et ta teeb selle töö lõpuni, mida ta on alustanud. Me ei saa öelda, et meie oleme nüüd siis kaoses, küll ta selle ära lõpetab. Ja ta lõpetab. Ja mina, nagu ma ütlesin, see sõna, mida ma siit loen, ma suudan. Kui tihti ma ütlen, mina küll ei suuda. Oli üks tore mees ja teate, kui huvitava näite ma leidsin selle kinnituseks, ise olin ka täiesti vaimustatud. See on see, et vaata, kui Joosus läks võitlema, ja need olid amalekid, kellega nad tookord seal võitlesid, see koht just täpselt, see on 2. Mooses 17. Ja kui nad võitlesid, siis tegelikult Joosua oli koos sõdalastega lahinguväljal, on ju? Nii, ja ja nad leppisid kokku, sina nüüd Mooses mine ja palveta ja nad nägid, kui Mooses palvetas, siis oli Joosua võidukas, kui Joosese just nimelt mitte ainult ei palvetanud, vaid ta käed olid üles tõstetud, eks, ja nii nagu käed langesid, siis tegelikult amalekid hakkasid võidutsema. Lõpuks said Huur ja Aaron aru, et kuule, tead, paneme selle Moosese kivi peal istuma, aitame ta käsi hoida ja see võitlus kestis kuni pimedani. Kujutad ette, mitu tundi sa oleks pidanud hoidma käsi. No siin on juba täpselt see koht, et see piinamise koht, et hoia käsi püsti, mis et sa enam ei jõua või tee kätte kõverdusi, mis et sa enam ei jõua. Aga vaata, see ongi see koguduse tegemise tervik.
üks võitleb, teine palvetab, kolmas hoiab käsi, ma ei tea, 5 künnab põldu. Vaata, see ongi see nii ilus näide, sest et see on Vanas Testamendis, aga Jumala printsiibid toimivad täiuslikul määral. Nii, siis küsin sinu käest täna, mis annab sulle jõudu elada võidukat elu? Me ju kõik tahame elada võidukat elu. Mooses ülesõtetud käe. Ja et tegelikult ma panin endale kirja, ma ise mõtlesin, kujutate, kui see lahing oli seal. Ja mõtlen, et kisasid seal ja palve kindlasti oli ka ju, vaata, kui sa, me oleme isegi siin palvetanud, võidelnud ja kui sa näed, et kes said nägemuse, kellel oli ja siis me oleme siin samamoodi, halleluuja, tead, võidelnud ja hüüdnud Jumala poole, sest me kuidagi see võit on tulnud nagu visuaalselt meie silmad ette selle palve kaudu ja ma usun, et seal ka, kui nad mäe peal seisid, kindlasti vahepeal läks, ma usun, täitsa läks kisaks seal selles palves. Ja nüüd, kui me mõtleme, kas see sõjakisa teeb sind võidukaks? Kas teeb 10 tunde palve sind võidukaks? Ikka. No midagi ta teeb. Midagi ta teeb. Ja, et see ei ole niisama, aga ma tahan öelda, tead, kindel, see aitab, et sul on kindel veendumus, et ma olen Jeesuses Kristuses. Kus on siin, kuhu sa ennast identifitseerid? Mille külge? Millise tõe külge? Millise kõik need Jeesuse tarkused on nii vanad tarkused, tead, ma räägin, uued ja head asjad, vanad on ühed püsivad asjad, on siiamaani ja toimivad edasi. Ja kui minu jutluse pealkiri on täna, sinu identifitseerimine ei ole juhuslik, siis täpselt seda sama kohta ma tahan tulistada. Mäletate, kui Abraham, teie kindlasti mäletate neid aegu, need on tükk aega tagasi, aga Abraham oli juba 100, vaata kui tore on mõelda. Meil on terve piibel, me mõtleme aega tagasi, aga vaata, kui sa niimoodi loed neid lugusid, need on narratiivid, eks ole, sa loed neid lugusid ja siis tekib sulle endal niuke, mäletad Abraham, tead, oli mees juba 100 ligi ja ootas oma poja sündi. No, mina mõtlen, miks ta küll nii kaua pidi ootama? Tead, mina ei tea. Ja ma usun, et ühel päev võime küsida, aga millegi pärast ma arvan, et seal pidi ka midagi saama küpseks, midagi sellist, mille kohta me ütleme, et kui inimene enam ei hakka Jumalat segama või ma ei tea, võib-olla Abraham oli isegi, jah, ta proovis ju seal, te mäletate, Abraham proovis korraldada Jumala asju. Näe, poega ei tule, korraldan ära teenijaga, eks ole, mis et oma naine kõik oli nõus ja siis lõpuks naine ei olnud nagu nõus, eks ole. Vaata, me ütleme, ma olen kuulnud ühte inimest, kes ütleb, et peaasi, et tead võtaks mind see mees ära, et ma saaks sellest häbist lahti. Peaasi, et ta mind ainult ära võtab, muud mul pole vajagi. Ja siis see naine elab oma elu. Ja terve elu ta saab nagu mõnitust, alandust, häbistust. Nii et kuule, tead, vaata, mul ei ole ainult see, vaid mul on see, et ma tahan liikuda selles Jumala võidukas elus. Ja kui ma ütlen sulle, et Abraham isegi kinnitas ennast ja veenis ennast uskuma, et tal sündib poeg. 25 aastat ootas. 25 aastat ootas poja sündi. Ja kui me ütleme, et mis Mooses elu oligi, siis ainult poja sünni ootamine ja kõik, jah. Ei, ta ikka nägi seda poega ka, see oli päris, ta isegi nägi seda, kui tal, ühesõnaga see selleks. Aga ma tahan teist kirja kohta, mis väga samamoodi, vahest on tõesti elus olukorrad, kus ma ütlen, mul ei ole mitte kedagi rohkem. Ja Taavet oli ühe riigi juht. Ja minu meelest meie võime tema elu peale ju vaadata nüüd juba niisuguse pilguga, et meie oskame hinnangut anda, me kukud ei ole, eks ole. Me oskame Taaveti elu kohta hinnangut anda, ta oli hea kuningas, ütleme, ta uskus Jumalat, me ütleme, tal oli tarkust, ta ei olnud tõesti see, nagu Reitsi sõnumis olnud, ta ei olnud see, mis tarkus saab olla ühel juhil, kes ei tunne Jumalat, aga vaat tema tundis Jumalat. Ja Jumalat tundes tegi ka ikkagi vigu, aga see Jumal ei pannud talle seda, nagu öeldakse, lõpuni koormaks. Ja temaga juhtus sama lugu, ma loen esimeses Saamuli 36 ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas lubas tema kividega surnuks visata.
ja muide seda asja vanasti tehti väga palju. Isegi John Wesley, kui ta jutlustas, siis teda loobiti kividega. Ma ei tea, kas ma olen seal metodisti seminaris õppis, mõni asi on meeles ka veel. Ja siis ma mäletan, et nad rääkisid, hästi palju räägitakse seal Wesleyst, mis nüüd hästi palju, aga midagi isegi on meelde jäänud. Ja siis ta ütles, et ükskord oli Wesley tulnud jutlustamas, teda ei olnud loobitud või 2-3 päeva ei olnud loobitud kividega, siis ta langes, tuli hobuse sellest maha ja põlvitas Jumala ees ja küsis Jumal, kas ma olen midagi valesti teinud. Aga siis tagant juba vuhises üks kivi kõrvade äärest mööda. Tänu Jumalale, kõik on korras, eks ole. Meil, kui keegi natuke pihta kuskil paneb, me oleme Koheni suures ahastuses ja kui nüüd Taavet oli seal kuningas, ja nüüd taheti kividega surnuks vista, sellepärast, et kogu rahvas oli hinges kibestunud, iga üks oma poegade ja tütarde pärast. Ja kellele sa siis toetud? Kellele? Sa lähed kurtma, et näe, ma olen nüüd teid hästi juhtinud, praegu on kitsas koht. Rahvas on ikka oma õigusega äkki nagu mullid võtsis. Kuidas siis nüüd, Taavet, sa ei suuda meid juhtida, näed? Need meid võeti kõik meie pojad ja tütred rööviti ära ja Taavet, mida ta tegi? Ta kinnitas ennast Jumalas, see on täpselt siin kirjas. Aga Taavet kinnitas ennast issandas oma Jumalas. Nii nagu Abraham kinnitas ennast uskuma, julgustas ennast uskuma Jumalat, niimoodi tegi seda Taavet ja Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enesele, vaid temale, kes nendega on surnud ja üles äratanud. Vaadake, kus paugu ma panin nüüd ikka, eks ole ju. Kus ma ikka tõmbasin praegu teemasse. Läksin kohe surma. Aga kuna meil oli just ennem siin leiva murdmine, siis ja täna tegimegi selle niimoodi ette ära. Ja mõtleme, et aga meil on ju sõna antud. Ja sõna ütleb nii sergelt, et meie tõenäoliselt ka oma elus mõistame küll. Me tunneme ülekohut, me tunneme ebaõiglust, me oleme kõike seda kogenud, eks ju. Me oleme kogenud tagakiusu, me oleme kogenud mõnitamist, me oleme kogenud mitte mõistmist. Paljud on öelnud, mis sa siin pläägutad, mine parem päästa oma mees ära kodus, mis sul siin üldse öelda on. Mingi hetk lähedki ja hakkadki juba peaaegu meest ära päästma ja... Aga tegelikult on see Jumala töö. Tegelikult ma usun, et sinul on samasuguseid kogemusi nagu minul ja nagu oli Abrahamil ja ma ei tea, kus samasuguseid kõike. Aga see sama 2. Korintuse kiri, aga nüüd võtta nüüd piiblist salmidest 19. Ma lugesin praegu 2. Korintos 14:15. Nii et Kristus, sellepärast, et see armastus, kui sa mäletad, eelmine kord oli minu jutluse pealkiri Pane mind sinusse armuma. Ma olen seda palvet nüüd palunud. Ma ei tea, kas teie olete, kas te rakendate mina olen üldiselt väga kõva praktik. Mida ma iganes kuulen, seda mina üritan praktiseerida. Olgu ta nii nõme kui tahes, mina ikka üritan praktiseerida. Ja ma leidsin, et kui ilmutusraamat räägib sellest, et teate, teie esimene armastus on jahtunud ja siis teie kõrvad enam ei kuule ja teil on silmadega, te ei näe asju õigesti, siis mina tean üks asi, mis alati aitab. Kui ma olen nagu rajalt maas ja kui mulle tundub, et väga segane värk on, mina tean ühte retsepti, mina hakkan paastuma siis. Sest ma tean, et kui väga segast asjad on, siis püha vaim on õhutanud. Nii, ja teine asi, ma ei saa seda ise teha. Kuidas sa oma südant ise, kuidas sa äratad selle vana armastuse üles, kuidas? Räägi mulle, kas sul on retsepti? Minul ei ole. Ja siis ma sain, aga ma küsin seda Jumala käest, palun, pane mind sinusse armuma. Ja nii nagu see sõna ütles, Kristuse armastus sunnib meid. Ja 2. Korintuses olen praegu ikka selles 5. peatükis ja ikka 14 salm. Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja tead, vahel mulle tundub, et see tähendus surm ongi see, et Jeesus maksis hinna.
ja me peaksime väga paljus oma mina kõrvale panema. Oma arvamised kõrvale panema. Ja kaaluma need läbi Kristuse sõnaga. Kuna tema on kõikide ees surnud, et elavad ei elaks enam enesele. No nüüd on ikka täitsa poobik. Nüüd on täpselt siuke, et kõik peavad olema marionettnukud. Kõik enam me ei ela üldse endale, me elame üldse kellelegi teisele. Jah, elabki. Sa eladki Jumalale. Tema on sinu teinud, ta on su kudunud juba ema üsas. Ja tead, ma ütlen sulle, ta on teinud ühe täiusliku asja sinuga, minuga samamoodi. Mina olen väga tänulik, et ma sain aru, et keegi on siin maamuna peal, kellel on kõik, mitte mingit segadust, temal on kõik planeeritud. Ja ta juhib seda, mis praegu sünnib. Ja kui mina otsustan mõnda asja valesti, siis temal on asjad järje peal. Tead, kui hea on mõelda. Mu elu ei ole kaoses, sest ma olen usaldanud selle tema kätte. Niisiis, salm 19. See kõik on Jumalast, kes on meid enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna tema on Jeesuse kaudu meid endaga lepitanud, siis oleme meie ka teistele, kes veel ei tunne Jumalat, nagu lepitajateks. Vahendajad, on ju lepitajad nagu vahendajad. Ja kuna see oli Jumal, kes Kristuse lepitas, kes Kristuses, mitte Kristuse, vaid Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepituse sõna, siis ma ütlen, see on ju tegelikult, me peame teadma, mida Jumal tahab lepitada, keda ta tahab lepitada, mida ta tahab meile rääkida. Ja kui me oleme noored Kristus, me teame väga hästi, midagi me oleme saanud aru, mina tean seda, ma olen palvetanud, kui ma noor Kristjan olen. Imetehed ja teod ja tunnustähed järgivad neid, kes usuvad ja teil sündis ka imetegusid, ei saa öelda, et ei sündinud. Aga sa kasvad koos Jumalaga ja hakkad mõistma midagi sügavamat ja hakkad mõistma ka seda Jumal ise, Jeesuse Kristuse kaudu lepitas ise ennast selle maailmaga. Pidi keegi püha ja puhas olema ja nüüd kellega identifitseeris ennast Jumal, kui ta andis oma poja meie eest? Kas sa oskad mulle vastata? Minuga, sinuga, eks ju, ta maksis oma poja hinna, et olla sinuga nagu üks. Ta tegi selle töö sinu eest ära. Vahest on niisugune tunne, et võib-olla me unustame selle ära. Nii et täna ma tuletan selle meelde, sa kindlasti tead, võib-olla mitte selliste sõnadega, sa ei ole seda endale kunagi rääkinud. Nii et niisamamoodi, kellega identifitseeris ennast Taavet või Abraham? Jumalaga. Nad ju kuuletusid Jumalale. Nad otsisid abi ja juhatust Jumala käest, oli ju niimoodi. Nii. Ja nüüd täna ma tahan ühte kirja kohta, mis ma ei ole endale siia välja trükkinud, vaid et võtan piiblist, võta Hebrea kiri 11. peatükk, sa kindlasti tead juba ette, et see on see usukangelaste peatükk, 11. peatükk, aga salmid on meil 23. Nii, võtab sinna aega, kohe olen järje peal, nii. Ja 23. salm ütleb niimoodi. Usus hoidsid Moosese vanemad pärast ta sündimist teda 3 kuud varjul, sest nad nägid ta olevat ilusa lapse ega kartnud kuninga korraldusi. Kõik tapeti. Keegi astus kuningale vastu. Kas keegi teist võib öelda, et mõni inimene on ka siia ilma sündinud niimoodi, et ta ei tahetud? On ju? Mõni ütleb lausa, et ta sai teada rasedusest ja siis astus suure, ma tean ühte konkreetset tunnistust, ema astus suure selle Vene silli ette, aga kuna Vene sillid olid nii aeglased, siis sai ainult väikse müksu ja mitte midagi suurt ei juhtunud üle käigu raja peal. Nii et niisugused, sa oled kindlasti kuulnud niisuguseid tunnistusi, aga ma tahan sulle täna öelda, just sulle konkreetselt, igaühele isiklikult. Tead, sa olid Jumala südames, nii nagu oli Mooses siin. Ja tead, tema vanemad, me ei tea ei Moosese ema nime, me ei tea Moosese isa nime, me ei tea. Aga ühed vanemad seisid oma lapse eest
ja emal pidi olema ikka usk, sest kujutate, kuidas tookord elati, ega uste ees ei olnud ju, nii nagu meil on uksed ees ja keegi ei teagi, mis sul seal kodus toimub. Siis oli vaevalt niuke kotiriie ukse ees ja kõik oli kosta. Kui beebi oli majas, siis ta kindlasti 3-kuune beebi pidi vahelt tegema. See pidi olema naabritega väga hea koostöö, et sa julgesid või ma ei tea, mis iganes tõesti proovisid oma, nagu öeldakse, pisikest beebit niimoodi hoida, et ta mingil puhul häält ei teeks. Ma ei tea, mis ime läbi see juhtus, aga see on ime. Ja nüüd keegi ütleb niimoodi, et kuidas see Moose, see ema igatses nii väga ju oma poega. Nii et kui tema oli näinud ja selle poja kätte saanud, siis tal oli reaalne vastus, imeline beebi, ta ütles, ta oli ilus beebi. Ta ütles, ma ei saa seda teha, ma ei ole nõus sellega. Aga mõtle, meil on siin mitmed naised teenistusel, mõtle sina, kuidas sina oma last ootasid. Sa polnud teda näinud, aga sa juba igatsesid teda, eks ju? Saaks ometi näha, kaatsud oma kõhtu ja ütled, saaks ometi näha teda. Küll oli imeline, sa ootasid, igatsesid niimoodi ja siis see igatsus ja unistus. Ja just, ma ütlen sulle, aga Jumalat siia kõrvale pannes ütles, tead, Jumal igatses sinu sündimist. Ja mitte ainult, et sa sünniksid, vaid et sa sünniksid ka siia sellesse aega, kus sa oled sündinud. Kui sa mõtled, mina oleks tahtnud sinna keskaega sündida ja sinna sünnikud või Moosese aega või mis iganes. Ja. Aivo kindlasti ei oleks üldse, jumal teadis. Tehnikat just täpselt, mis sa teed siin. Ja siis sa ütled, et Jumal laseb sul sündida just siia. Ja kui mõtled, meie oleme sündinud siia Läänemere kaldale, väikeses riigis, elanike hulk on, eesti keeles, eile ma kuulsin just väidet, et 1 200 000 on vist need, kes räägivad eesti keelt, eestlasi ise on ainult 1 miljoni jagu ja kui me siit läheme veel edasi ja selles väikeses kohas ma nüüd olen, täpselt nagu Gideon, kõige väiksemast sugu, kõige väiksemast rahva hulgast ja Jumal on valinud sinu ja mitte ainult valinud, mitte ainult selle riigi ja rahva, vaid kujutate, ta on sinu valinud iseenda lepitanud. Nüüd ma usun, et sa suudad nüüd järje peale saada selle, kõigepealt ta tegi selle plaani teoks juba ammu enne sinu sündi. Ja nüüd sündisid sina ja sina olid ka täiuslikult planeeritud. Piibel räägib, ta kudus sind ema üsas. Oi, mina ei tea, miks siis minu elu küll nii raske on. Ma kohe jõuan selle vastuseni ka. Nii, nüüd on see siis, see on selgitatud meil nüüd ära, et see oli Jumala plaan, eks ju? Nii. Teil on, mõni teilt küsib, mul on niimoodi kirjutatud, küsib, kui see, mida sa, mina väitsin nii innukalt, et me oleme nii plaani kohaselt ja Jumala tahte kohaselt, aga miks minul on siis nii raske elada? Aga ma ütlen sulle vastuse ennem niimoodi natuke ette, kui teil kellegi on kerge elada, siis on see seetõttu, et keegi teine on maksnud teie eest hinna. Aga kui on raske, siis on see seetõttu, et teil on tulnud maksta hind teiste inimeste tuleviku eest. Ja nüüd on see sama Heebrea kirja koht. Nad hoidsid Moosest, tema vanemad hoidsid teda alles ja ema uskus niivõrd, et kui sa mõtled selle peale, et ta pani ta ja savitas või mis iganes ta tegi selle korvi kokku ja pani sinna niilusele ainetesse, seal on ju krokodillid. Kui sa mõtled, ema uskus ja Jumal oli selle taga. Vahest nagu antakse meile usk otse Jumala käest. Tegutseda täiesti riigijuhi vastaselt. Kui see oleks välja tulnud, oleks maha löödud ju. Ma usun, et siis ei oleks mitte ainult selle beebit maha löödud, siis oleks Mooses ema isa ka maha löödud. Ma usun, terve pere. Tookord toimetati niimoodi. Üks rikkus korda terve pere. Aga mul tuli praegu nagu see mõte, et seal juba näitas Jumal oma ülemust nende ebajumalate üle, sest Niiluse krokodill oli ise ju ebajumala. Täpselt, jaa. Ta oleks nüüd selle suunata ja kogu ajalugu oleks jah, täpselt, just. Jah, aga näed, ei saanud, sest Jumal oli nii võimalise tagasi. Just, ja kui sa mõtled nüüd, eks ole, et siin algas usust,
jälle usk oli, millesse ma usun, millega ma identifitseerisin. Mul oli Jumal, kes pani minud, mina usun, et neil ei olnud too aeg, see aeg, Moosese emal, isal ei olnud. Kui nad käisid templis korra toorat, võib-olla siis ei olnud sükst asjagi, minu meelest siis ei olnud veel kogudusi, siis ei olnud veel seda Iisraeli riikigi loodud. Ei olnud, Moosese ajal ei olnud. Ja kui sa mõtled, et läheme siit edasi, usus keeldus ja nüüd läheb see järgmine asi. Nad nägid ta olevat ilusa lapsega kartnud kuninga korraldusi. Ja nüüd me läheme siis selle teadlikkuse sisse, et plaan oli. Ja kui keegi ohver on kellegi eest antud, nii et kui see kogudus, mis siin Paliveres on, ma ütlen sulle, see ei olnud minu plaan. Mina ei osanud seda planeerida. Mina tulin Jumala juurde, Saaremaal sain päästetud ja siis ma mõtlesin, tähtis ei ole, kus sa teenid või tähtis, mitte kus sa teenid, tähtis ei ole, vaid mis koguduses sa siis oled. Mina leidsin siit ühe koguduse kodu lähedalt ja sinna mina läksin. Ja seal mina olin. Aga see, et Jumal hakkas teist asja ajama, et tuleb üks uus kogudus rajada, teate, mina ütlen teile, ei olnud see minu plaan, ei olnud see minu tarkus ja kõik, kes me siin oleme, enamus teist on täpselt, ei ole kõik, aga osad on selle alguse juures olnud, et see oli see, et see ärkamine, mis siin oli Paliveres sel ajal, see ärkamine suretati ära. Lämmatati ära, ütlen mina praegu. Ja ma tean, et sel ajal, kui niimoodi Jumala lapse haaval kogu aeg kedagi kuskilt, nii võimsalt saatan ründas seda algust. Seal oli nii palju tuld nendes noortes ja saatan proovis ikka korralikult hävitada. Ja ma mäletan tookord, kui ma palvetasin ükskord, ütlesin, Jumal, mis sellest kõigest nüüd järele jääb? Peaaegu oli kõik, need suur noorte ärkamine oli peaaegu laiali lammutatud ja laiali pekstud. Aga midagi oli alles ka, ei olnud kõik laiali pekstud. Meie olime siis alles ja mõned veel, mitte ainult meie üksi. Ja siis ma küsisin Jumala käest, mis siis üldse alles jäi? Ja ma nägin ühe nägemuse. Ma nägin nägemuse sellest, kuidas üks väga just valatud tee oli tehtud. Niuke lai tee, nii kui siin on need alevi vahel need asfaltteed, aga see oli valatud tee, tähendab, nii kui tsemendiga valatakse. Ja mina nagu selles nägemuses, minu meelest ei olnud une, nagu see oli nägemus. Ja mina näen, kuidas üks suur sild või niuke, tead nüüd nagu karjäärides on need suured kollased, hästi suure kastiga, siuke auto tuleb. Ja mina tahan talle öelda, kuhu sa tuled? Ja ta tuleb otse sinna alles valatud tee peale ja mitte lihtsalt ei lähe sama rada peale tagasi, vaid keerab rooli. Teate, kuidas autoga on? Kui sa keerad rooli natukene, siis ta teeb järgmised rajad selle tsemendi peale. Tead ju, kuidas autoga takurtamine on, kui sa natuke keerad. Sa ei tule täpselt sama, sa teed. Ja 2 laiad, sügavad rööpad jäid selle tee peale. Jumal ütles, ei, sellel on jäljed alles, mitte midagi ei ole läinud nii sama. See oli see, mida ta mulle tookord nii selgelt näitas. Ja nüüd, nägemus, seda ma rääksin, et need suured jäljed ma olin ja ma ütlen, nüüd lähen siit edasi, kui teil on raske, siis teie õlgadele tuleb järgmine generatsioon ja tema juba ujub palju paremini selles Jumala kuningriigis ja selles, milleks ta on kutsutud. Niisiis, kui teil on kerge elu, siis ikka selle tõttu, et keegi maksis selle hinna. Ei ole niimoodi, et sa tuled Jumala riiki, saad lepitatud ja kõik on kuskil tühja pinna pool. Mäletate, ma olen teile palvekoosolekutel ikka rääkinud, et me oleme üks tervikkihu, üks eklesia. Need, kes on läinud juba issandaga magama ja need, kes me siin alles oleme. Et me oleme kõik kuulume ikka selle samasse ühesse tervikusse, ühesse ihusse. Ja nüüd keegi sinu suguvõsast, kui on olnud keegi, kes sinu eest on palvetanud. Ma usun, et sugulased tavaliselt palvetavad, kui nad on nii teadlikud Krist, aga kui sul ei ole kedagi olnud, kes on palvetanud, siis ma ütlen, sa oled kangelane. Sa oled kangelane, sest sa oled esimene on sugu, sellepärast sul raske ongi. Sa oled esimene, kes võitleb oma pojad ja tütred ja oma suguvõsa, see lõpetab ära needuse, vaid võidab ära õnnistuse sellesse paika. Ja sul on raske, aga sa võitled ühte tõsist võitlust ja sa võidad selle võitlusest Jeesusega koos, sa pead teadma seda, kui sa alustad võitlust, siis sa võidad.
ja sa oled juba võitjaks. Nii et need usu, ma paneksin sinna usukangelastega sinna juba toimima siia. Aga nüüd usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada Vaarao tütre pojaks. No kuule, me võime öelda, et võib-olla Jumal oleks saanud niimoodi teha, et ta oleks sealt kuskilt sihverdi, et kasvad pojana üles ja siis, aga meelsus oli hoopis teine, mõtted hoopis teised. Tema identifitseeris ennast oma rahvaga, kes tundis Jumalat, mitte ei läinud selle, see on piiblis kirjas, see ei ole minu. Täpselt samamoodi, kui sina otsustasid ennast identifitseerida Jumalaga, Jumala kuningriigiga, tema tõotustega, siis me ütleme, tead, mina tean, kui mina tulin Jumala juurde, väga palju öeldi, nüüd kui sa Jumala vastu, nüüd läheb su elu nagu lepasrega, kõik su unistused täituvad, kõik su soovid vastatakse. Puhta vale, reaalne, sirge vale näkku, eks ju. Ja ma sain vastuseid, ma sain imesid. Jumal tegi mu südame terveks, ma ei elaks praegu. Ja imesid sündis ja tegelikult meil sündis toeg väga palju imesid noorte hulgas. No tõesti, nii öeldud, iga päev kui me kokku saime, siis jälle mingi ime kuskil sündis. Niisiis, aga mina tahan teiega jagada niisugust vahvat meest, alles hiljuti mina käisin Kiviõlis ja Jõhvis ja Eestis käis külas üks niisugune pastor nagu Vlad Savtšuk ja tema praegu teenib USA-s, ka Seatlis, nii nagu Jevgeni Peresvetovgi, ma vaatasin kõik poisid ühte kokku läinud, Ukraina poisid. Sealt on mitme miljoni linn. No näed, seal on rohkem rahvast kui eestlasi. Just täpselt, jah. Nii et kui ta käis, siis tegelikult tema rääkis sellest, et tema kohta öeldakse niimoodi, et oi, et mis sul viga, vaata, milline edu sul on, kus sul on ikka palju, miljoneid jälgijaid. Oi, sa käid igal pool jutlustamas. Ja kui nüüd tema käest küsiti, et Vlad, kus on sinu edu saladus? Ta ütles, minu elusaladus on minu vanemad. Nemad palvetasid, et kui tema oli sündinud täpselt sel ajal, kui oli Tšernobõli see plahvatus. Ta oli ema üsas olnud ja ta ütles tegelikult, miks pärast need kaks asja olid omavahel seotud. Ta ütleb, ma ju ei olnud seal plahvatuse juures, aga midagi toimus. Ja siis arstid hakkasid ütlema, kuule, midagi toimus siin selles ema ihus selle lapsega. Ja kuna vanaema oli kristlane, siis vanaema nõutas Jumala käes selle lapse elu. Ja raseduse lõpupool oli kõik absoluutselt korras, aga sündimise hetkel midagi juhtus. Niimoodi, et see oli, ta ütles, et sündimise hetkel, kuni sinnamaani kõik vaadati, laps oli absoluutselt terve. Ja siis, kui ta sündis, midagi juhtus, siis sai viga tema silm ja 2 aastat ta käis ainult mööda haiglaid ja ta ütles, et kohutavalt kannatas tema enesehinnang. Ta ei suutnud ennast identifitseerida üldse siia maailma. Ta ütles, et ma ei julgenud inimestega suhelda, tal oli väga raske olnud, ta oli niisugune väga ebakindel noormees olnud. Ja nüüd, kui keegi küsib tema käest, kus on sinu saladus, siis tegelikult ta ütleb, et see oli see minu onu. Kui ta oli 13, kui ta tuli USA-sse, nad emigreerusid ja onu oli just läinud ennem neid, rajanud sinna koguduse ja siis ta võttis need enda pojad ja onupojad ja tädipojad, kes seal olid. Ta ütles, ja muidugi seal oli veel poisse, 10 poissi, kellega ta siis tegeles. Ja siis ta pani need noormehed jutlustama. Ta ütles, et mina, kes ma nii kohutavalt kartsin inimesi. Ja kui te teate ju, kuidas Vlad jutlustab ja kuivõrd ehe ta on või kui sügav teadmine tal, tema ütles samamoodi. Kui minul on rasked ajad ja segadused olnud ja kui ma ei tea, siis ma tean ühte printsiipi. Ma lähen ja paastun ja palvetan Jumala ees. Midagi muutub. Midagi on alati muutunud, et see on Jumala relv nagu nendes asjades. Et kui me räägime, nüüd ma lähen siit edasi, jätsin pooleli praegu poole lause pealt täiesti. Nii et tema vanaisa, ta ütleb, et tema edu oli ka selles, et Ukraina külas on tema vanaisa pastoriks, ühes väikeses Ukraina külas. Ja ta suri alles mõned aastad tagasi, kui ta oli 90-aastane. Ja tema vanaisa, kes istus 5 aastat usu pärast vangis.
ja no ja sellest ma juba nimetasin, et muidugi tema ema ja isa ja kõik palvetasid ja kõik olid teenistuses niimoodi, et siis Moosese vanemate nimesid, nagu ma ütlesin, me ei tea, eks, me ei tea ja mina tean oma ema isa nime, aga sealt edasi võib-olla tagasi ma veel tean, aga te ei tea, mida on enne teid tehtud, nii et ma ütlen teile täna, see on suur tarkus tänada oma eelkäijaid. Võib-olla ei olnud sinu suguvõsas mitte kedagi, kes oleks sinu eest palvetanud, aga sul oli seal suguvõsas sul oli selles paigas, kus sa elasid, üks pastor, kes palvetas selle paiga pärast. Ja eks te teate ise ennast ja meid ka praegu. Kui me siin Paliveres elame, me palvetame siin iga pere pärast, me õnnistame iga peret, iga kodu, iga asutust, iga ettevõtet, iga firma. Me teeme seda. Kas te arvate, et see on tühi töö ja vaeva nägemine? Ma ei usu seda. Vaata kindlasti nüüd ma tean, et see on Jumala kindel plaan. Võib-olla tõesti mitte keegi konkreetselt ei ole sinu pärast palvetanud, aga keegi pidi ju olema. Sest et me oleme ühe sõlme otsas kõik, me oleme selle Jumala plaani otsas, Jumala arm ja kui sa tõesti ei teagi, et kes on su pärast kunagi palvetanud, siis ma ütlen sulle, siis on Jumal tulnud isiklikult sinu ellu ja lihtsalt tõmmanud su Jumala kuningriigi ja see on sinu arm, sest sa oled tema kuningriigis praegu. Nii ja mina võin enda kohta öelda seda, et minu saladus on see, et ma jäin Jumala kuningriiki, et ma ei ole kordagi läinud Jumalast tagasi. Ma ütlen, et vaevalt, et see on minu enda teene, aga ma tean, kui ma tookord tulin, minu pöördumine oli väga kardinaalne. See oli ikka täiesti nii, et kõik kärises mu ümber. Kõik siin Paliveres pidasid mind hulluks, kõik avaldasid mu abikaasale kaastunnet, et naine läks segi. Kõik ütlesid, no oli seda nüüd vaja, täitsa mõistlik, naine oli täitsa tore, naine läks täitsa sassi. Aga mina ise teadsin, et ma võtsin vastu Jumala. Ja ma ei saanud seda tõde enam eitada, mida ma siis teadsin, aga ennem ei teadnud. Ja mu kodus räägiti Jumalast, aga see oli kuidagi jäi minust kaugele. Niisiis, teie ohver on kellegi edu. Siin Jumala kuningriigis ei ole kaost. Teie kannatused on kellegi teise üleloomulik ime. Kui teil on raske, teie taga tuleb põlvkond, kes seisab teie õlgadel ja nemad annavad tuld saatanale ja nemad toovad võidu. Nii et ma ei tea, milline oli siis see Moosese ema usk aga ma võin praegu, nagu me siin juba rääkisime, Moosese ema ütles, ma usaldan Jumalat. Ta usaldas Jumalat, kui ta pani oma beebi sinna korvi. Ta usaldas ja teate, ma ütlen sulle, teie usk on teie laste aluseks. Kas te ka olete oma generatsioonis esimesed? Mõned võivad küll öelda, et on küll. Me teame, meie kogudus on päris mitmed, kes on oma generatsioonis kas teised või mõned on päris esimesed. Sina vist oled küll esimene, eks ole, oma generatsioonis. Nii. Ja kui sa mõtled praegu, et ime ka, nüüd sa saad vastuse küsimusele, miks nii raske on? Eks ju? Ja nüüd sa ütled, ohaa, nii et ma võitlen ikka õiget võitlust Jeesuse nimel. Ja nüüd me ütleme, teie, kes te olite esimesed, teie olete need, kes te purustate põlvkondlikud needused. Ja teie lapsed ei pea läbi minema neist traumadest. Ja meie oleme vaevatud võib-olla teemonite poolt, millega sina võitlesid. Jätkake edasi trügimist, jätkake võitlemist, uskuge. Miks? Sest teie usk saab olema Jumala kuningriigi poolt tasustatud ja ma ütleks lausa autasustatud. Ja ma tean, et ma ei pane sõnast mööda, kui ma täna seda ütlen sulle ja sind julgustan. Kellegi jaoks, nagu ma siin juba ütlesin, on sinu usk tema usu aluseks. See ei pruugi üldse olla inimene, kes on sinu suguvõsast, vaid kellegi jaoks. Nii et tegelikult nüüd ma tahtsin sulle veel kord nimetada ja küsida, kas sa oled juhuslikult siin? Ei ole, nii et küsin uuesti, kas te olete juhuslikult siin maamuna peal? Ei. Ja vaat, küll on hea, et ma nüüd teisi ka kuulsin. Et ma ei ole sündinud siia maailma sellisesse kohta ja sellise eesmärgiga. Mitte mingit muud moodi, vaid mul on eesmärk ja tead, see eesmärk on Jumalalt. Nii et mina identifitseerin ennast ja soovitan sul ka ennast identifitseerida Jumala plaaniga. Eks ole vägev. Vaata, missugune võimas saatus meil. Minu elu ei ole eksitus. Minu elu
usu aluseks ja mina olen järgmisele põlvkonnale õnnistuseks. Võib-olla tõesti mõni ütleb, tead, minu sugulased või minu vanemad ei teinud mitte midagi usuga seotud, aga võib-olla ta töötas 3 koha peal sellepärast, et sina ellu jääksid. Sest me ütleme, meie elu on säilinud. Meie elu on alles hoitud. Nii nagu Moosese vanemad hoidsid selle elu lihtsalt alles. Ja Mooses sai oma kutsumise lõpuks teada ja siis arvas, et ta hakkab kohe õiglaselt karistama neid, kes tema nagu või tema rahvast mõnitasid, eks. Tappis ühe ära, peitis liiva alla ja mis siis? Ja siis oligi selle Moosese kutsumisega kõik lõpetatud. Oli vä? Ei ole. No vastake mulle, oli vä? Ei ole. No võt just täpselt. Aga Mooses ju arvas, et sellega on kõik, eks. Mooses tõmbas minema. Ta tegi oma väikese ärikese seal, abiellus, väike süka karjakasvatuse ärikene siin elu oli, aga muud kui tead seal väljade ja niitude ja põldude vahel oma lammastega ja aga Jumal, me arvame, et oi, et nüüd kutse on kuskil ära kadunud. 40 aastat läks aega. 40 aastat läks aega, kui Mooses ükskord olles väljal, ma just lugesin seda kirja kohta, siis mul on nii ehedalt meeles ja ma mõtlesin selle peale nüüd natuke teistmoodi. Mõtle, seekord ta läks sellest kohast, kus vaata vahest on nii, et me oleme mingis olukorras harjunud tavapäraseid asju ainult tegema, no nii kui kogu aeg, aga ma teen nii nagu kogu aeg ja vahest justkui midagi õhutab sind üles. Mine natuke kaugemale, mine otsi Jumalat sügavamalt, mine, sa pole võib-olla kunagi paastunud, otsusta äkki, kas üks päev paastuda, vaata, mis Jumal vastab, tee nädalas üks päev paast. Oi, meil on 7 põhjust, mina ei ole loodud paastu jaoks, mina ei ütle sulle, et see on minu mingi eriline privileeg. Ei ole, see on piiblis kirjas, see ei ole minu leiutis, see on Jumala leiutis. Okei, ütleme, see ei ole sinu jaoks. Mooses ei olnud see asi üldse paastuga seotud, aga Mooses läks kuskile väga kaugele. Ta polnud kunagi oma piibel räägib. Ta läks kuskile kaugemale ja siis ta läks ühte kohta, kus Jumal põles. Põõsas põles seal. Ja mida ta vastas? Jumal kõnetas teda. Ja Mooses ütles, siin ma olen. Ta oli leitav ja kätte saadav Jumalale. Mõni arvab, kui tal on suur kutsumine, siis on suurepärased privileegid sul juba ette kõik ära antud. Sinu kirjutatud raamatud on bestsellerid. Kõik on nii kuumad, muud kui raha jookseb kontodele ja sa oled nii populaarne, sa oled õitsengus, keegi ei ütle su kohta negatiivset sõnagi. Tead, ma ütlen sulle, Jumala kuningriigis ei ole niimoodi. Kui midagi sellist on sul üldse võimalus kogeda, siis ma arvan, et see ei ole autasu, vaid see on Jumala usaldamine. Jumala usaldab sind, mitte Jumala usaldab sind. Nii et tänapäeval, ma ütlen sulle, et raskused tänapäeval on üks kummaline asi. Inimesed ei talu üldse enam raskusi. Võib-olla ma olen kuulnud neid näiteid Ameerikast rohkem kui siit Eestist, aga me tahame oma lastele anda sellist elu, et mitte midagi neile puuduks, mitte midagi ei ole neil puudu, mitte midagi, tuuleõhk ei hinga keegi nende peale. Ja siis nad on sellised 17-16 aastased noormehed ja neiud ja siis nad on nii saamatud, et neil on üks hommiku tuju nii ära, nii raske oli. Keegi solvas, keegi mõnitas, sest noored on väga teravad keelega ja siis ta tahtis omalt elu võtta. Vaadake, tegelikult meil on siin elus nagu me ütleme, raskused. Tänapäeval minnakse kuhu? Psühholoogi juurde, psühhoanalüütiku juurde. Kui järgmine need asjad ei toimi ja kui minu elu on ikka veel raske, teate, kuhu ma lähen? Ma lähen kohtusse, ma kaeban tööandja kohtusse, ta tegi mulle liiga raske töökoha. No liiga raske seal töökohas. Kas ma räägin bluffi või? Meil Eestis võib-olla tõesti, me ei jookse nii ruttu kohtusse, aga minu meelest, kui sa kuuled mujalt, esimene, kohe kohtusse, kõik muud kui jooksevad kohtusse. Niisiis, et ma ei tea, kas ma mõistan õiglaselt või mõte jookseb kuskile viltu, aga ma arvan, et kuidagi on kasvatatud üles terve generatsioon lumehelbekesi. Nii kui natuke kuumaks läheb, kohe sulavad kõik ära. Aga muidugi mitte kõik ei ole, see ei ole mitte kõik, aga lihtsalt on. Ja nüüd ma mõtlen vahest, et mina tean, mina vanemana olen näinud sama süüdistus alla, et ei suutnud ikka kõike oma lastele pakkuda, mida nad ainult küsisid.
aga kes ütleb, et neil peab kõik olema? Tänu sellele, et neil pole kõike olnud, võib-olla ongi nad nii normaalsed. Jah, nad oskavad teada ja võib-olla mõne, nagu ma ütlen, ega see pikk lasteaia periood, kus lutt on võib-olla 5-aastasel suus, ei ole ikka küll väga hea lahendus, jah. Ja ma võin sulle öelda, tänapäeva ühiskonnas on suurtele inimestele ka pamperseid. On ju? Ikka potitame neid, ikka me hellitame neid, nii et nad ei suuda vastutust kanda. Minu meelest luges minu abikaasa, internetist luges mingi anekdoodi ja ütleb niimoodi, et teate, kuidas tänapäeva noored elavad. See ei ole üldse vihje kõikidele noortele, vaid lihtsalt üks niuke näide. Ta ütles niimoodi, et tänapäeva noored elavad nagu oleks paradiisis. Neil on küll pikad juuksed nagu Jeesusel. Ja nad elavad ikka veel oma ema-isa juures. Nad on üle 30 aasta vana, ikka elavad ema-isa juures. No elu nagu paradiisis, millegi ei pea. Ja teate, mis neil veel on? Ja kui nad midagi teevad, siis vanemad ütlevad, milline ime, mõtle, liigutas, tegi ise, mõtles oma peaga. Nii, see oli praegu anekdoode siia vahelduseks. Nii et Mooses valis selle luksuse asemel ja otsustas kannatada. Mõni ütleb, tead, mina olen küll kirikus ja kirik on üks perekond ja üks Kristuse ehu, tead, mind on küll siin kirikus solvatud. Jaa, millegi pärast Jumala rahvas paneb 11 kannatama. Tegelikult Piibel lausa selgelt ütleb, meid pannakse 11 kõrval teineteist lihvima. Ja tegelikult ma arvan, et ma ei esinda siin praegu sellist asja, et ma oleks nagu vaimse või füüsilise või psüühilise vägivalla poolt. Nii, eelmine kord ma puudutasin jutlust sellisel alusel, et kuidas ma olen siiralt veendunud, et saatan ei salli, ta täiesti vihkab 7 liiki palvet. Ja need kõik algavad lausega, siin ma olen. See väljend esineb Piiblis 7 korda. Meie eesmärk on iseenesest, me ei taha ju saatanat meelega provotseerida, see ei ole ju meie ees, me ei pea pidevalt saatanaga neid tantse ja mänge mängima, see ei ole see. Kuid ma olen veendunud, et saatan ei peaks tundma mugavalt ja vabalt end meie eludes. Tean juba, et ta lausa vihkab. Ja et me ei palvetaks ühtegi sellist palvet ja kohe ma ütlen, mis palvet. See on see palve, mida Abraham ütles. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles Abrahamile. Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Kui sina oled jõudnud sellesse kohta ja sa, või oli näiteks Jaakobil oli juhtimine Jumala poolt ja Jumala ingel ütles talle unes, Jaakob, ja Jaakob vastas, siin ma olen valmis alistuma sinu juhtimisegi, kui see juhtimine tuli unenäos. Niisiis, vaata kui hea on mõelda, nii nagu vanaisa, nii tegi ka lapselaps. Abraham, Jaakob, eks ju. No sugulased, ma räägin teile, see on õnnistus, generatsiooni õnnistus. Nii et issand nägi, 2. Moosese raamatus on Moosese kohta. Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja Mooses vastas, siin ma olen. Ma tahtsin selle koha peal nüüd lugeda. See oli inimese vastus Jumala kutsele. Siin ma olen, Jumal, ma olen valmis astuma sellesse sinu kutsumisse, mis sa minu jaoks oled valmis pannud. Ja mulle näib, et tihti mõni ütleb, et jah, ma olen valmis astuma, aga ma ei ole võimeline. Äkki ma ei saa hakkama, äkki ma kukun läbi. Tead, ma ütlen sulle, lõpeta ära see põdemine. Kes alustas sinust tööd? Jumal. Kes selle lubas lõpetada? Ütles, sa pead lõpetama või? Ei, Jumal. Sina hoia tema ligi. Küll tema selle töö juba lõpetab. Abraham, ma olen valmis tegema kõike, mida mul Jaakob ütles. Ma järgin sinu juhatust. Mooses ütles, ma olen valmis vastama su kutsele. Nii et see palve meeldib väga pühale vaimule. Ja oi, kuidas saatan läheb raevu, kui sa ütled Jumalale, siin ma olen, kasuta mind. Te teate Jesaajat, kes oli seal istus teiste vangidega koos. Keda ma läkitan ja
Jesaja ütles, vaata, siin ma olen, läkita mind. Niisiis, apostlite tegu, seda ma juba eelmine kord rääkisin, nii et tegelikult see sama lause, siin ma olen, Jumal kasuta, tegelikult kuhu sa siis oled jõudnud? Sa oled jõudnud ühte niisuguse olukorda, kus sa väidad, Jumal, ma olen sinuga nõus kõigiti. Ma olen kõik plaanid, kõik strateegiad, kõik need olukorrad ja tegelikult me oleme nüüd siin palvekoosolekutel tegelenud selle algteadmistega ja seal räägib ühest, eraldi nimetab sellist asja nagu ristimine tulega ja ta ütleb just tulega ristimine on ristimine kannatustesse. Tähendab, ega neid kannatusi ei tooda meie ellu mitte sellepärast, et Jumal mõtleb, et saaks rohkem neile kannatusi anda, eks ole ju, vaid need lihtsalt tulevad elus. Ja nüüd, kuidas me need kannatused võidame? Kas me taganeme Jumalast või me võidame nad ära, sest meie relvad, mis meile on antud, ei ole maised, vaid need on vaimulikud, need lõhuvad ära igasuguse raskuse ja veel üks näide mul oli siia pandud sellest, kuidas, kui kuningas Taavet, talt võeti, vaat see seadusel aegas viidi minema ja tihti me ütleme, ma nüüd lähen ja võitlen selle tagasi, mis mulle kuulub. Tead, vahel peabki nii tegema. Aga tookord Taavetil, kuna see oli tema poeg, kes 4 aastat istus väravas, tegi nagu korrumpeerunud, olid juba, nagu öeldakse, et meelitas rahvast enda poole, andis nõu seal linna väravas ja 4 aastat oli ta külvanud umbusaldust oma isa kuningas Taaveti vastu. Sa ju tead seda, eks ole, see on Piiblis kirjas. Tihti ütleme, oi, minu lähedased ei ole kunagi, me ütleme sellist asja nüüd, see on kõige õudsem asi, me ütleme, minu oma lähedased on mind umbusaldanud. Tead, vaatame Piiblisse, see on ikkagi tegelikult sündinud. Nii et see ei ole, või keegi sinu sugulastest reedab sind või mida, tead, saa üle. Jumal, tegelikult on võimalik sellest üle saada, tead mille kaudu? Selle kaudu, et su kõrval on teised kristlased. Selle kaudu, et tead, vahel ongi, mina olen elus üks perioodis, kus ma ainult halisesin. Tead, lõpuks halisesin ära ja sain võidu. Nii et seegi oli, ja tänu sellele, et mu kõrval olid need, kes tundsid Jumalat, kes tundsid mind, mitte nii nagu Hiobi sõbrad. Üks oli religioosne, teine oli nõidusega seotud, sest et temal kohises maa värises ja sealt tuli sõnum talle. Ja vaata, kuidas hakatakse kohe, kui sul on elus mingi raskus, siis väga sageli kristlased, oi, tal peab midagi viga olema. Ja, et ta üldse sellise olukorra sees on ja ta on pattu teinud, vist on teinud tema vanemad, see võibki reaalne olla. Aga küll Jumal näitab ka väljapääsu õigel ajal. Ma arvan, et see võibki nii olla, et niisugused olukorrad on. See ei ole üldse midagi, Piibel ju räägib sellest. Ma tahan sulle täna kinnitada veel kord, et tuleb õppida väärikalt kandma kannatusi. Nii et ma võin sulle väita, ei ole ühtegi ideaalset kogudust ja ometi võib olla selliseid kogudusi, kus jutlustab lausa Peetruse enda moodi pastor. Täiesti nagu Peetrus, nii hea, nii vaimu juhitud. Inglid juhatavad lausa ülistust ja ometi võib seal olla ikka inimesi, kes 11 koguduses lihvivad. Meie tihti räägime, oi, armastus on kõige tähtsam, armastus on kõige tähtsam, armastus on kõige tähtsam. Kui Jeesus peksis seal templis piitsaga laiali need rahavahetajad, kas see ei olnud armastus või? Ma arvan, et see oli õiglane tegu. Nad olid teinud midagi väga ülekohtust tema templi ees. Nii et vaata, ja sina, kes sa täna siin alles oled, ma tahan öelda, sa ju tead, mäletad, et osad on ära jäänud kogudusest, eks? Aga sa oled alles. Miks sa alles oled? Ma arvan, sellepärast, et sul on Jumala endaga see kindel veendumus. Vaevalt, et mina suudan olla nii meeldiv, et sa minu pärast siia tuled. Kui tuled, siis on, ma tänan sind usalduse eest, eks ole. Aga ma olen täitsa kindel, et sa ei püsi usus ainult sellepärast, et pastor on alles. Ja ometi ütleb Jumala sõna väga selgelt ka seda. Jeesus ütleb, kui Peetrus ja see oli see, kui apostid olid, nad olid kõige paremaga õpetajaga koos, kõige parem. Jeesus oli nende, Jumala poeg oli isiklik õpetaja. Ta ütleb, kui teie juht ära võetakse, siis kari jookseb laiali.
ja sellepärast Jumala printsiip on, et keegi oleks ikka juht ka. Niisiis, ja mina usun, et need on ka kannatused, mis me siin oleme teinud, et ja kui ma täna ütlen niimoodi, et kui keegi tahab olla missionär, tead, mille peale ma kodus mõtlesin? Ma mõtlesin niisuguse asja peale, et kui me alustasime teenistust, kus me käisime evangeeliumi kuulutamas koolis? Me käisime lausa niimoodi, ma mäletan, et uus kool avati ja meil oli seal käsi sees, nii et me saime minna teenindav personal oli meil tuttav, me läksime koolima ja me õnnistasime kõik kooli uksed ära, me õnnistasime kõik kooliruumid ära, me kuulutasime Kristuse kuningriiki ja Jumala tahet, tuleb meelde, et me kõndisime ümber koolimaja. Ja ümber koolimaja kõndisime. Ja mul tuleb hämarad. See teenindav personal viibib siit toas. Ei viibi. Ei viibi või? Ma olin ka tol ajal. Ei no, osa teist jah, aga ma räägin, et see, kelle kaudu me sinna saime. Ma elasin. Ja sina olid ju ka muidugi, ja siis kujutad ette ja ma hakkasin mõtlema, aga kui ammu me pole koolis käinud, aga ma ütlen, mis ma siis teen, kui meil ei ole koguduses nii palju töötegijaid? Aga mis ma siis teen? Tõmban ennast puruks. Meedias oled esindaja, igal pool oled esindaja. Tead, ma ütlen, sulle tuleb kuskilt kokku tõmmata ja usaldada Jumalat, et paluda seda lõiku sissandat, et ta annaks meile lõikaid. Ja mina tõesti ütlen täna, et palvetame nende noorte pärast, kes tulevad. Ma usun, et me peame palvekoosolekul võtma mitte nii, nagu me vahel palvetame. Ma ei ütle, et me üldse ei palveta. Me peaks täitsa regulaarselt võtma selle, et jõutakse evangeeliumiga tagasi kooli, lasteaeda, sest me oleme päris korralikult evangeliseerinud lasteaias. Meil oli lausa iga aasta olime me oma näidenditega seal sees ja oma lavastustega. Nii et mingi aeg on väga intensiivne. Ja see on selle paiga tulevik. Me ütleme, et meil ei ole siin lastetööd. Ega see ei ole kerge teenistus. Aga meil ei ole lihtsalt töötegijaid. Muidugi lapsi ka praegu ei ole, eks ole. Nii et mõned küsivad, oi, miks teil ei ole lasteteenistust? Ei, ma teen lasteteenistust, ma teen seda, ma teen teist. Ei tee. Jumal ei pane meile rohkem peale, kui me jõuame kanda. Ega ikka ei ole päris nii, et ma pean kõikide inimeste meele järgi olema. Tead, kelle meele järgi? Katsuks Jumala meele. Kui Jumal ei ole minult seda küsinud, siis ma ei pea antud olukorras praegu tegema. Aga samas, me oleme teinud seda, on ju? Me oleme kõik tunnist, me oleme seda kõik teinud. Me üritasime siin, aga kui ühtegi last... Ja just täpselt, me üritasime seda uuesti alustada. Jah, just täpselt. Nii, et kui sa oled ühel päeval Jumalale öelnud, Jumal, ma hakkan sind teenima, et siis ei ole üldse niimoodi, et su ees on kõik uksed lahti ja kõik läheb, kõik finantsid ja kõik läheb leppase reega. Ei. Ja kui sa tead isegi kui sa täna võid öelda, ma tean oma kutsumist, siis ka, ja kui sul ei õnnestu see teenistus, siis ära hakka otsima või ära hakka nagu seda teenistust nagu nõutama, vaid nõuta seda, kes sind teenistusse kutsus. Otsi Jeesust, otsi seda, kes sind, minul on kirjutatud niimoodi, ära jookse kutsumise, vaid kutsuja järel. Niisiis, kui te olete korra proovinud, mingit Jumal on teile rääkinud, mingit teenistust, te olete läbi kukkunud, siis see ei tähenda, et Jumal on sinuga lõpetanud. Aga kas ei ole mitte julgustav see, et mis siis teha? Mine kaugemale sellest, millest sa oled harjunud. Jumal kutsub sind, tule mäele või hakka paastuma, ära sulge oma kõrvu, otsi mind sügavamalt. Ma kutsun sind, nii nagu Mooses läks. Ta oli kõik korrad olnud karjamaal, aga üks kord läks ta kaugemale selle karjaga. Tavapärasest kaugemale. Miks? Mina arvan, et äkki oli Jumal ühtumine. Aga vaata, ta kuidagi paneb mingi tahtmise su sisse, et ma teen midagi teistmoodi ja kui sa ei pea teistmoodi, sa oled alles just midagi teistmoodi teinud, see ei tähenda, et sa, aga vaata see, et ma kuulsin, mitte sellepärast ei hakka Jumal meid siin juhtima, tead, me oleme üksteist erilist, me oleme nii kaua siin olnud, vaid ma arvan, et võib-olla koolis, kui on need kooliõpilased seal hädas, võib-olla Haapsalu linnas lapsed on hädas, siis nad kisendavad Jumala poole. Nii nagu oli Mooses raamatus. Jumalani jõudis see hädakisa.
see hädakisa ja vaata, kui keegi on hädas ja kisab, siis Jumal saadab kellegi. Aga kui keegi ei tahagi üldse seda, sellepärast on ka nii kogudusena, me teame, mida palvetada, mis on Jumala sõna, mis on Jumala tahe. Ohoo, nii et selles paigas reageerib Jumal, mille peale? Hädakisa peale. Ja nüüd see 25. salm Hebrea kiri 11.2. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida pattu. Sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuses pidas ta tõotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Meil peab olema see, me peame mõistma seda, kellega meie identifitseerume. Kellega me siis oleme üks. Et me mõtleme, oi Jumala evangeeliumi kuulutame, siis ma tahan olla sellele meelepärane ja sellele meelepärane, me kõiki armastame, sest et ta kirub meid. Vaata, olgu meil see Jumala tarkus selle sees. Ja paar kirja kohta ja ma kohe lõpetan. Inimesed arvavad ikka, nii nagu on kirjas Jesaja 53. peatükis, ma kohe leian selle üles, sa võid ka võtta selle lahti, 53. peatükis. Inimesed ikka kogu midagi arvavad. Inimesed arvavad, et sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Kui sa mõtled praegu Jeesuse tulekut sellel ajastul, kui ta ilmus välja, ta oli ikka, mis sest, et temast oli nii palju ette kuulutatud, räägitud, ta tuli äkki nagu juur põuasest maast. Ta tuli siuksesse kohta, üks inimene, hämmastav, eks ole ju. Jumala poeg, üks inimene tuli põuasest maast. Ja ka huvitav, siin ta nimetab, ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ei olnud tal väsimust, et teda ihaldada. Ometi me teame kirja kohta, mis ütleb, Jeesus oli kaunis, väga ilus, aga vaata, me vaatame asju vahel väga erinevat tekst. Ja oled sa tähele pannud, mõni inimene, kui sa ta tundma õpid, kui sa korraks tast mööda lähed, siis sa vaatad, et küll see on ikka turris või küll see on siuke, eks ole. Ja siis, kui sa ta tundma õpid, siis aru, nii soe inimene, imeline, ta läheb nii ilusaks su jaoks, ta läheb nii heaks, vaata, kui sa ta tundma õpid. Nii et, ja siin ka, me võime ka arvata samamoodi, tal ei olnud selle Jeesusele ei kuju, ei ilu, ei tahetud teda vaadata, ei olnud tal välimust, ei tahtnudki sellist kutti omaleks, ei tahtnud sellist peigmest. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kellegi pealt silmad ära pööratakse. Ma usun, kui teda seal peksti ja alandati, siis tõesti, nagu isegi tema oma jüngrid jooksid tast eemale. Ja mitte vaevalt, et sellepärast, et nad tahtsid, vaid ma usun, saatan lammutas siin. Ja oli põlatud ja ei hoolinud. Ja nüüd, kui ma võtan, see on väga oluline kirjakoht, võtta Kolossa 1, 22 ja 23. Mulle nii meeldib, kuidas Jumal oma sõnas need asjad ikka vahest mõtled, ei tea, mida peaks tegema, ei tea, kuhu peaks veel rabelema, mida asja, millist vigarat, millist turiseisu peaks veel ära õppima, eks ole ju. Nii, kas te leitsite Kolossa kirja? Minul läks ka. Nii, Kolossa kiri 1 ja 22. Loe 20, jah. Aivo, loe 21. Ma arvan, sa loed nii kõvasti, et see kostab. Teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased, oma kurjade tegudega on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid saada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette. Kui te vaid jääksite kindlaks ja rajatuks usule ega lase kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja mille teenriks olen mina saanud Paulus. Mina Paulus. Just. Ja ma lisan teile veel juurde, mis hakkab sündima, aga see on ette kuulutatud. Ja teate, minu rahvas ei jää häbisse, ütleb Jumala sõna. Joeli 2, 23 tahan lugeda.
ja teile Sioni lapsed, Sion on kogudus, eks ju. Hõisake ja rõõmustage issandas oma Jumalast, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alle, varase ja hilise vihma nagu ennegi. Siis saavad rehaalused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagiseid rohutirtsud ehk mardikad, röövikud, see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale, tegelikult see on Jumala poolt läkitatud. Kas sa siis jääd ustavaks, kui sul kõik on vastukarva? Kas sa siis jääd püsima? Sest ta ütleb, et neid lumehelbekesi, ma kuidagi eeldan, et vast me ikka enam ammu ei ole lumehelbekesed. See, et me siin oleme kohal, see tõestab sellest, et me teame, kelle järel me kõnnime. 26 olen ma kirjutanud veel ja te saate küllalt süüa ja te sööte kõhud täis ja kiidate issandat oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää häbisse. 27 salm. Ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel ja mina issand olen teie Jumal. Ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Ja tahaks lihtsalt 2. Korintuse kirja 10. peatükki ka minna. Seda ma olen eelmine või üleelmine kord siin hästi mitmeti toonitanud, aga võtke ikkagi see lahti. 2. Korintuse 10. peatükk. Nii, küll on hea see nii hästi lehed. Ei, vana. Saad aru, ma uut ma hoian, ma kodus loen uut. Tead sa, seda uut ma hoian niimoodi, et ma lehitsen hästi õrnalt, aga siit lappad kiiruga seda vanat. Nii, 10. ja 4-6. Nii, meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted ja oleme valmis nuhtlema iga sõna kuulmatust, kui teie sõna kuulelikkus on saanud täielikuks. See ei olnud mul plaanis, aga üks kirjakoht oli nii imearmas. See on Johannese 3. kiri. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Tegelikult Jumal tahab, et sinu hing, sinu ihu, sinu emotsioonid oleksid terved. Ja mina olen kuulnud, väga mitmed Jumala sulased on jäänud ja saanud väga rängad diagnoosid, aga nad vaatavad ikka oma issanda peale. Ja ma ütlen, Jumal on tõotanud meile, te saate võidu, sest Jumal ei ole ühtegi haigust loonud. Te saate võidu iga rammetuse, iga jõuetuse üle, sellepärast, et ta on andnud teile selle. Teie relvad ei ole mitte lihalikud, vaid need on niisugused vaimulikud, iga kindlustuse, me paneme sinna Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Me ei lähe, nagu öeldakse, meelest ära või nõutuks iga asja pärast. Ja isa, ma tänan, et me seisame täna siin. Ja me ütleme täna, kõik need kannatused, millest vahest me kaotame töö ja vahest jäävad meil lähedused haigeks ja vahest juhtub midagi meie perekonnas, aga me ei tagane Jeesuse Kristuse nimel. Me kuulutame võitu iga olukorrale. Me teame, et meil on võimas relv. Sellega me võitleme kõik. Me saavutame võidu, sest kes saab olla meie vastu, kui Jumal on meie poolt. Isa, me tahame täna teha sinule uue pühenduse. Kui me oleme mingit pidi läinud, nagu öeldakse, saatana pettuses ja tema sõnades ja tema süüdistuse alla, siis täna me ütleme, me identifitseerime Jumal ennast sinuga ja me kuulutame ennast, et me kuulume kokku oma Jumalaga, me kuulume kokku selle kutsujaga, kes meid on kutsunud. Me kuulume kokku selle kutsumisega, et Jumal lõpetab selle töö meis. Issand, me täna ütleme, palun,
juhi meid et me ei hakkaks sulle vastu. Vahel Jumal tõesti on mulle ka öelnud, oota nüüd, las nüüd mina teen, las ma võitlen sinu eest. Ma olen kõva võitleja, aga vahest Jumal ütleb, see ei ole sinu võitlus, see on minu võitlus sinu eest. Ja täna me oleme siin ja ütleme, jah, me teame, et me oleme Jumala valmistatud. Tema on meid ema ihus kudunud. Kui keegi teine meid ei tahtnud, et me siia sünniksime, siis Jumal tahtis. Ja mõni võib öelda, jaa, minu ema tahtis, Mooses ema isa tahtsid nii väga. Ja selles oli Jumala plaan. Ja mina olen ka õnnistuseks paljudele generatsioonidele. Ja me ütleme, issand, ma võitlen lõpuni selle, mis kuulub mulle, et mina olen oma generatsioonile ukse avaja. Mina olen see, kes purustab need sünnipärased needused. Mina olen see, kes hävitab ära kõik saatana plaanid minu perekonnas Jeesuse Kristuse nimel. Ja ma tänan, issand, ma tänan sind, issand, et sa oled võimas, vägev ja kindel Jumal, kes ei tagane oma ütlusest. Ja küll mulle meeldib alati öelda seda, Jumal, sina ei ole igas tuules kõigutatav. Kui sa ütlesid, et sa mind armastad, siis sina ei ole sellest mõttest lahti lasknud. Sa ei ole isegi kõikuma löönud selle mõttega. Oi, vaata, mis ta tegi. Ta ütleb, ma armastan. Ma olin sinuga igas olukorras. Ja sellepärast, isa, ka meie täna seisame ustavad selles paigas. Me oleme jäänud püsima siia kogudusse. Me täname, et meie võitluse relvad ei ole mitte lihalikud, vaid me kuulutame, issand. Mina ja mu pere, me teenime issandat. Selles paigas, kus me teenime, saavad paljud lepitatud Jumalaga. Eestimaa saab olla õnnistuseks paljudele rahvastele. Eestimaa on selle kohta, kelle kohta on öeldud, et me oleme nagu kivi, mis purustab selle koljati. Issand, las sinu tahe sündida. Ja me ikka veel täname selle surma ja ülestõusmise väe eest. Me täname Jumal, et sa ise lepitsid meid iseendaga. Ja et me ei ole süüdi oma Jumala ees, vaid me oleme õigeks tehtud oma Jumala ees. Õnnistatud olgu minu isa. Õnnistatud olgu minu isa kuningriik. Nii nagu taevas, nii ka maa peal. Jeesuse nimel. Aamen.